Järgmiseks tuleb juttu elektromagnetlainest. Elektromagnetlaine on ruumis leviv teineteisega seotud elektri- ja magnetväljade süsteem. Ja siin on oluline tõesti rõhutada, et see ei ole mitte keskkonnas leviv, vaid ruumis, sest et erinevalt meile tuttavatest lainetest nagu häälelaine või merelaine ei vaja elektromagnetlaine levimiseks keskkonda, vaid ta saab levida ka täielikus tühjuses ehk vaakumis, veelgi enam täielikus tühjuses ehk vaakumis on elektromagnetlaine levimine kõige kiirem ja seal levib ta siis sama kiiresti kui elektriväli või magnetväli, ehk siis ta levib kiirusega, mida tuntakse ka absoluutkiiruse või valguse kiirusena ja see on siis 300 000 kilomeetrit sekundis ehk 300 miljonit meetrit sekundis. Ja see on üks füüsikaline suurus, mida üks haritud inimene võiks teada une pealt ja peast. Kui nüüd tuletada meelde lainete liike, siis olid pikilained, kus võnkumine toimus laine levimise sihis ja olid ristlained, kus võnkumine toimus risti lainete levimise sihiga. Tüüpiliseks pikilaineks oli hääl ja tüüpiliseks ristlaineks oli merelaine. Elektromagnetlainete puhul me loomulikult mingisuguste osakeste võnkumisest rääkida ei saa, vaid me peame rääkima siis erinevaid elektri- ja magnetvälju kirjeldavate füüsikaliste suuruste perioodilisest muutumisest ja põhiliselt siis kirjeldatakse elektromagnetvälja kahe vektoriaalse suuruse abil ja need on siis elektrivälja tugevus ja magnetvälja magnetinduktsioon, mis teatavasti on ruumis teineteise suhtes alati risti, kui nad on omavahel vastastikku seotud. Ja tuleb välja, et nii elektrivälja tugevus kui ka magnetvälja tugevus on omakorda risti elektromagnetlaine levimise suunaga ja seepärast liigitatakse siis elektromagnetlained ristlainete hulka. Nüüd, kui elektromagnetlainet või ka mis tahes muud lainet graafiliselt visualiseerida, siis saab seda teha kahel moel. Saab teha siis ruumis ja saab teha ajas. Ja ruumis saab siis kirjeldada elektrivälja või magnetvälja tugevuse või tegelikult jah, magnetvälja magnetilise induktsiooni jaotumist ehk siis erinevates ruumipunktides on siis elektriväljal ja magnetväljal
erinevad väärtused ja kaugust siis lähimate samasuguste väärtuste vahel, noh, ma siin märgin ära 2 laineharja naabrit ja 2 lainepõhja naabrit, nimetatakse siis selle laine pikkuseks. Ja laine pikkust tuleks siis mõõta meetrites. Sedasama lainetust saab aga kirjeldada ka ajas ja ajas kirjeldamiseks tuleb siis valida välja üks ruumipunkt ja kirjeldada siis kas siis elektrivälja või magnetvälja muutumist selles punktis aja jooksul. Ja tõtt-öelda graafilises mõttes on need 2 graafikut ehk siis elektrivälja tugevuse või magnetvälja tugevuse muutumine ruumis ja elektrivälja või magnetvälja tugevuse muutumine ajas äravahetamiseni sarnased. Tõsi küll, siin nende 2 maksimumi vahelist või naabermaksimumi vahelist kaugust nimetatakse võnkeperioodiks, mida siis tuleks mõõta sekundites. Ja saab näidata, et kui me nüüd kirjeldame selle amplituudväärtuse liikumist ajas, siis kuna laine levib ühtlaselt, siis saame laine levimise kiiruse arvutamiseks kasutada siis juba 3. klassist tuttavat kiiruse valemit ja saab näidata siis, et ühe perioodi pikkuse aja jooksul läbib laine pikkusega võrdse tee. Ja tehes nüüd siis vastavad asendused siia, saame, et laine levimise kiirus on siis võrdeline laine pikkusega ja pöörvõrdeline siis võnkeperioodiga. Kuna aga sagedus on ju samuti pöördvõrdeline perioodiga, siis enamasti antakse see laine levimise kiiruse valem laine pikkuse ja sageduse korrutisena. Ja olgu siis veel kord rõhutatud, et elektromagnetlaine kiirus on siis see 300 000 kilomeetrit sekundis ehk siis 3 korda 10 astmes 8 meetrit sekundis. Kus elektromagnetlained tekivad? Elektromagnetlained tekivad võnkeringis. Võnkeringist oli meil eelmise teema juures juttu. Võnkering koosneb siis kondensaatorist mahtuvusega C ja poolist induktiivsusega L. Ja peab ütlema siis, et kondensaatoris tekib siis muutuv elektriväli,
kui kondensaator tühjeneb ja poolis tekib siis muutuv magnetväli, ehk siis kondensaatoris toimub elektrivälja tugevuse muutus ja poolis magnetvälja tugevuse muutus. Ja need muutused on tõesti teineteisega seotud, kuid kahjuks võnkeringis, meie poolt kirjeldatud võnkeringis elektromagnetlaineid ei teki, sest väljad on lokaalsed. See tähendab, et elektriväli jääb kondensaatori plaatide vahele ja magnetväli jääb pooli ja sellest võnkeringist eemale nad levima ei hakka. Ja selleks siis, et need väljad saaksid ruumis laieneda, tuleb võnkering avada. Võnkeringi avamine tähendab seda, et kondensaatori plaadid eemaldatakse teineteisest võimalikult kaugele ja taoliselt, piltlikult öeldes, lastakse siis plaatide vaheline elektriväli välja ja selle elektriväljaga saab siis koos tekkida muutlik magnetväli, mis siis omakorda põhjustab muutuva elektrivälja, mis siis omakorda põhjustab muutuva magnetvälja ja nii edasi. Ehk siis see elektri- ja magnetväljade süsteem hakkab ruumis levima. Ja järelikult, kui me nüüd räägime elektromagnetlaine perioodist, siis see elektromagnetlaine võnkeperiood on määratud ära täpselt sama seosega nagu võnkeringis tekkivate elektromagnetvõnkumiste periood, ehk siis see periood on võrdeline nii kondensaatori mahtuvuse kui ka pooli induktiivsusega või täpsemalt võrdeline ruutjuurega nendest. Nii et sedasama valemit, mida me siis eelmiste ülesannete juures kasutasime, saame kasutada ka siin.